Tšau, Laura! Mis teed? Ma olin maastikku. Kuidagi nagu tühjavõitu on see maastik sul. No, suht iga pilt tuleb, jah. Aga siin ei ole ju mitte midagi huvitavat maalida. Tõsi, ma aitan sind. Tänases Noore meistri saates selgitame välja, kes on Eesti parimad noored maastikuehitajad! Täna võtavad mõõtu 5 võistkonda. Kerli ja Ilmar, Elke, Eliise ja Margot, Annabel ja Henri, Markus ja Kätlin ning Uljana ja Kristina. Võistlejad, kas te olete valmis? Jaa! Tähelepanu, valmis olla ja... Võistlejate esimeseks ülesandeks on teha talukivi sillutis, mille juures oleks üks ilus aed. Ilus aed küll, aga ikka vastavalt plaanile. Selles aias peavad olema väikese kosega veekogu, täringukivi ring, ilutaimed, sild ja pergola! Kuule, aga räägi nüüd kohtunikest ka. Jaa, kohe. Tänased kohtunikud on maastikuehituse eriala edukas vilistlane Rait Karus, maastikuehitusega tegeleva ettevõtte tegevjuht Jaanus Lepik ja tänane peakohtunik on rahvusvaheliste maastikuehituse võistluste ekspert Raili Laas. Esimese ülesande juures me hindame projektile vastavust, loovust ja üldist väljanägemist. Tänane võistlus nõuab võistlejatelt kindlasti keskendumist, et tegemist on väikese platsiga, et siia ära mahtuda, koostööd omavahel ja täpsust. Vaikselt hakkavadki aiad kerkima. Nagu peakohtunik Raili mainis, on tänase võistluse üks olulisemaid märksõnasid tiimitöö. Ideaalne võistkond oleks siis selline, kus mõlemad nagu osapooled teaksid täpselt, mida nagu teha. Ei jää nagu seisma niimoodi. Kuidas teil tiimitöö on? Kuidas Kristiina kaaslasena on? Me oleme sõbrad ja me harjutasime äkki 2 korda. Kas te tunnete, et te omalt poolt olete kõik siukse ettevalmistustöö teinud või oli siuke, et no kuule oleks võinud ikka vaatse nädalavahetus, kui me käisime ja oleks võinud vale? Alati võib rohkem anda nagu endast, aga eriti ei muretse nagu. Minu originaalne meeskonnaliige, tal põial murdus ära kahjuks enne võistlusi 1-2 nädalat ja siis mul tuli ka Annabel asemele. No Annabeliga on ka väga hea siin võistlusel olnud, ma olen temaga küll mitte maastikuehitusvõistlusel käinud, aga ma olen temaga ennem ka võistlusel koos käinud. Sellest meeskonnatööd meil veidik on või niisugust aru saama. Kas te ikka motiveerite ka teist ja elate ka? Seda saad hakkama tõsta seda kivi. Seda peab. Ikka jah. Üks ei jõua, lähed ise appi. Oleme ka muul ajal sõbrad. Teedüks käisime nädalavahetuses saunas, et arutasime koostööd ja... Meie tegeleme siis jahindusega näiteks. Mõlemad. Ja selle kõrval veel ka tuletile spordiga. Ja nüüd me käime samas koolis, sama eriala õppimas. Elke ja Margot õpivad koos Henri ja Annabeliga Luua metsanduskoolis. Luua metsanduskooli missiooniks on pakkuda elukestvat õpet looduskeskkonda väärtustavateks asjatundjateks kujunemisel, olles usaldusväärne partner õppijale ja tööturule. See must kangas, mis siin mahas on, ma näen kõigil on see, et ma küsin teie käest selle küsimuse ära, et mis asi see on ja miks see vajalik on? Membraan. See on membraan. Aha. Ja see on selleks, et vesi siit ära siis ei läheks. Мембрана тяжелая, и вдвоем ее тянуть тоже не особо удобно было, но мы ее положили. Membraan on väga oluline osa veesilmast. Selle paika sättimine nõuab suurt täpsust.
kas või väike auk või valearvestus võib osutuda saatuslikuks ja veesilm jääb ilma voolava veeta. Tööjaotus ja järjekord on sellise võistluse juures strateegiliselt väga tähtsad. Samal ajal kui ühed tegelevad veesilmaga, meisterdavad teised juba õues, sinna peale tulevad silda. Ma lihvin need otsad siit ilusaks, et ei jääks selliseid koledaid kohti. Ta läheb üle selle veeala siis seal. Lõpuks on ka see peruala vist seal, on ka siin peal. No kiire on küll, jah. Me oleme veits maha jäänud ja siis ma proovin nii kiiresti kõike teha, kui ma saan. Nii detailide rohkes aias ei ole tõesti aega sekunditki raisata. Tempo peab kogu aeg peal olema. Paneme praegu täringu kivi. Selle töö peale on arvestatud siuke maksimumtund. Et siis peaks olema tehtud, et saaks kiirelt edasi järgmise töö juurde minna. Oluline on see, et ring oleks ümaar. See sõlma ots on täpselt 90 sentimeetrit keskpunktist ja sellega ma saan vaadata, et see ringi äär oleks kõik võrdne kogu aeg. Nendel on ka väga tähtis see, et sul, kui need mitu rida on, siis need reavuugid ei tohi nagu korduda. Ja kui sul on erineva suurusega kivid ja pead vuuki jälgima, seda kõrgust jälgima, siis seal ongi nagu hästi palju asju, mis rolli mängijad, mis sul võib sassi midagi minna. Alguses oli ka natukene liiga kõrge, aga siis Ilmar peksis allapoole selle. Ma ühe brussi lõin pooleks juba. Vaene bruss, mida kõike kohtunikelt punktide saamise jaoks ei tehta. Tänast võistlust jälgib terava pilguga maastikuehituse eriala edukas vilistlane Rait Karus. Ta on lisaks õppinud veel maastikuarhitektiks ja juhib praegu maastikuehitusega tegelevat ettevõtet. Mulle meeldib maastikuehitus sellepärast, et seal on väga palju erinevaid elemente, mis teeb selle väga vaheldusrikkaks. Täiesti lõputajate, mis ma praegu avastan. Siin võistlusel osaleb üks kuulus Eesti räppar. Ta küll varjab oma identiteeti, aga tal on heledad juuksed. Tšekk. Ta on pikka kasvu. Tšekk. Ja ta on kiilast. 3 korda tšekk. Võta nii, et me jääme nagu koos, vaata. On ju? Aha. Jääme, on ju? Võta. Markus. Jou. Ta sai aru. Kusjuures ma pean tõdema, et sul on täiesti õigus, Laura. Või tähendab, Markus ei ole loomulikult see räppar, kellele sa viitad, aga oma erialal on ta Eestis täielik imelaps. 7-aastaselt tegelikult ma õppisin juba laadurina, aga 12-aastaselt ekskavaatori. See on siis kaevekopp. Isa on siis ise ka maastikuehitaja, omab siis firmat ja siis kogu aeg siin nagu kaasas on. Siis tulin siia kooli seda õppima. Koolis kohtus poiss varem puidutööd õppinud Kätliniga ja unistuste maastikuehituse võistkond oligi sündinud. Tahtsin peale põhikooli minna kutsekasse tisleriks, kuna sisse ei saanud, läksin puidupingi operaatoriks. Siis tolle lõpetasin edukalt ära, tahtsin minna tisleriks, siis ma juba sain sisse. Aga kuna olin tööl puidufirmas Rapinas, siis töökaaslane soovitas, et tule maastikuehitust õppima, et siin saad nii puitu, taimi kui ka kivi õppida. Juba esimesel kursusel 2 aastat tagasi võitsid nad koos noore meistri tiitli. Eelmisel aastal oli võistlus individuaalne ja kumbki võistles enda eest. Ma ise võitsin ka esimese koha seal, Kätlin. Mul oli teine koht. Ja nüüd oleme mõlemad jälle siin. Vau! Kas selliseid noori üldse on võimalik võita? Mitmekordsed meistrid on tõesti hämmastavalt kiired. Teised võtavad alles tempot üles, kui neil on aed juba peaaegu valmis. Täiesti uskumatu! Natuke imelik tunne on sellepärast, et kohtunikud vaatavad, et miks te ei tee midagi, siis see on põhimõtteliselt nühidki harjaga lihtsalt neid kive seal. See lihtsalt motiveerib, et me peame ise ka valmis saama ja kiiremini tegema. Alguses võib-olla oli siuke, et issand, neil on juba valmis, et kas peaks nagu kiiremini tegema. Aga samas on see, et me oleme ajas. Siis tegelikult ei ole vahet, et kas sa teed hästi kiiresti ära ja lohakalt näiteks. Me ei tea, missuguseid punkte nad said tööde tegemiste eest just ergonoomika koha pealt võib-olla. Me ei tea, mis neil mõõdud läksid täppi, kas neil asjad kõik toimivad, kas veesilmas vesi püsib sees. Tõsi, maastikuehituse töö juures on väga oluline, et lisaks kiirusele vastaks see ka maastikuarhitekti plaanile. Raili, kas sa selgitaksid palun korra üle, mis vahe on ikkagi maastikuehitajal ja maastikuarhitektil? Maastikuehitaja on see inimene, kes viib siis maastikuarhitekti ideed ellu. Ehk siis rajab maastikuarhitekti plaani järgi, projekti järgi aia või aljasala
otsime tikutulega neid, kes sellel erialal tööle tuleks. Palk ei ole sugugi kehva ja tegelikult on see väga perspektiivikas eriala. Me viskleme selles kliimamuutuses ja nendes kliimaprobleemides, siis maastikuehitaja on tegelikult see, kes aitab sellele lahendusi leida koos maastikuarhitektiga. Ma olen tegelikult väga huvitatud sellest, et ma saaksin oma keskkonda muuta nii enda moodi, kui ma saan. Ma unistasin väiksel, ma saan kasvuhoone sisse oma maja ehitada kausule. Siis ma saaksin vahepeal, mis ilmastik on, kui isegi talvis saad ikka niimoodi soojas olla. Uurisin veidike ja niisugused asju on juba tehtud reaalselt ka. Üks õhtu istusime vanematega laua taha maha ja siis käisime kõik need koolinimekirjade erialad läbi ja siis jäi silma maastikuehitus. Või kutsekast saab siis ühest saad 2, et keskhariduse ja siis mingi ameti ka. Mul oli valida 2 kooli vahel. Üks oli Tallinnas, Audentes, spordikool ehk korvpalli oleks õppinud. Ma olen mänginud korvpalli umbes 7 aastat. Olen mänginud koondises, Eesti koondises ja teine oli Luue metsanduskool. Ma tahtsin pigem kuhugi metsade vahele. Sa võid teha purskkaevusid, sa võid teha tiike, sa võid teha roosiaedasid, sa võid kõike teha. Ja kui sa oskad töölisena, siis võib ka head palka saada. Ei, ma olen kindlasti selle eriala peale tööle. Tahan ikka suvel väljas olla, kivi laduda ja puitu ehitada. А еще самое интересное, когда ты говоришь, вот тут нужно было сделать по-другому, и на тебя смотрят и думают, откуда ты это знаешь, а ты такая, а я учусь на ландшафтного строителя. Tüdrukud, tubli, läheb! Lõpp on juba lähedal! Väga hea! Kogenud võistlejad saavad juba kohvipausi pidada, aga teistel on veel tuli takus. 2,5 tundi on aega ja jõuan küll valmis. Ma teen talukivi sillutist. Ilmar, tule siia vahele. Ruumist tuli natukene puudust ja siis oli vaja need ikkagi sinna vahele mahutada ja siis tuli ikkagi haamrit kasutada ja need sinna vahele lüüa. No haamer tundub siin meeskonnas küll põhiline tööriist olevat. Vähemalt ei saanud seekord ükski pruss kannatada. Kui siis niisama, siis läheb kinni löödudeks. Meie nupukad haamrikasutajad õpivad maastikuehitust siin samas Räpina aianduskoolis. Räpina aianduskool on Võhandu jõe kaldal asuv uuendustele ja avatusele suunatud kool. Siin saab õppida aednikuks, floristiks, maastikuehitajaks, keskkonnaspetsialistiks ja tekstiilkäsitööliseks. Võistluse lõpuni on jäänud 30 minutit! Läheb! Siiamaani oleme graafikus maas olnud, aga eks saab lihtsalt seda hoogu lisama. Ja, siis ei jõuabki valmis. Но мы стараемся сделать это. Потому что мы оптимистичные. И команда. Да, мы команда. Optimism kulub praegu küll ära. Membraan, mis juba hommikul sai maa alla pandud, on nüüd mitut meeskonda tagasi kummitama tulnud. Märkasime seda, et meil vesi ikkagi jookseb kuskilt välja. Meil ei olnud katki membraan, vaid meil oli lihtsalt see, et kivi toetus selle peale niimoodi, et membraani üks nurk läks alla ja sealt sai vesi siis üle liikuda. Kuskil membraan seda sees on kuidagi valesti, et ta laseb vett välja ja nüüd ta seda liivamüürist välja ja vett ka. Ma proovisin seda parandada siin 2-3 korda, aga mingit moodi ikka läks. See on suur riga tegelikult, sest purskkäiv ei tööta. Võib vaielda, et teistele on küll selles on ilusam, aga meie omas püsis vesi sees. Ja tundub, et ka meie favoriidid, kes vahepeal juba kohvipausi pidasid, on membraaniga hätta sattunud. Kas see võib 3. meistritiitlile kriipsu peale tõmmata? No silmaga näeb, kuidas vesi langeb.
meil ei olnud küll auku seal membraanis sees, 2 membraani seal liitusid kokku, siis meil olid seal all olid kivid, mis olid kaldega natuke nagu sissepoole, et siis vesi nagu hakkas alla kukkuma. Muutsime nagu kaldenurka, siis nagu väljapoole, siis meil enam see vesi ära ei kadunud ja siis see lahenes. Ossa! Nüüd on see pilt küll palju ilusam. Ma tean. Aga kas sa kella oled vaadanud? Võistluse lõpuni on jäänud 1 minut, läheb! 5, 4, 3, 2, 1. Tööriistajad, võistlus on lõppenud! Не успели мы все сделать. Meil oli ka siuke 10 minutit, kus me saime ikkagi sättida, vaadata, puhastada. Et natuke oli isegi võib-olla naljakas minul, kes ma olen varem võistlemas käinud ja mul ei ole seda aega olnud, et mis ma nüüd teen. Ei õnnestunud veesil, siis see jooksis tühjaks. Ja Pergol läks ka natukene pahasti. Ja Pergol läks ka ikka päris palju valesti nagu. Me vaatasime, et ta on 2 meetrit pikk see bruss, aga see oli hoopis nagu selle silda pealt 2 meetrit ja siis 25 senti põhimõtteliselt jäi tulemata. Siis tuligi madal. Aga see ei näe väga halb välja, nii et... Ärge muretsege, te ei olnud ainsad, kes Pergola ehk maakeeli puidust varjualuse tegemisega hätta jäid. Meil oli aega 5 minutit panna Pergola katust ja siis saime kuidagi kinni pantud. Ja lõpus avastasin, et see ülemine osa oli täiesti valesti mul mõeldud. Ja siis me panime nagu valele poole nüüd. Oli raske ehitada Pergolat. On raske достать до верха. Isegi kui kõik meil enam-vähem läks sassi, lõpuks mõtlesingi, et ma tulen rohkem see nagu kogemuse pärast ja niimoodi seda enda pärast siia, kui seda pärast, et ma tahaks siia võitma tulla. Me oleme püüdnud täpselt teha neid elemente siis, mis on nagu vaja, aga mis kohtunikud arvavad, seda me ei tea. Kohe vaatame, mida siis need kohtunikud arvavad. Näiteks kui kiviridu vaadata, siis need ei ole ühel joonel, need oleks võinud sättida ühele joonele. Vuugid on nihkes, siis võib-olla siukse subjektiivsema poole pealt, siis siit oleks võinud võib-olla selle kose osa natuke teistmoodi ja ägedamalt viimistada. Mõõdud olid kõik paigas, kõik klappis, plaani järgi. Siin eksimused olid väga väikesed, et siit ikkagi tulid mõõdetavatest asjadest neile maksimumpunktid. Praktiliselt, jah. Need kivide paigutused võiks olla kuidagi korrastatum, et siuke kerge kaos nagu. Ja mis veel silma jääb, on kivide lõiked, mis on ebakorrapärased ja samuti vuugid on kõverad. Mulle meeldib isiklikult see nurk, et see on ära kasutatud taimedega, et paljudel on see lihtsalt kas siis kivitäis või liiv, et see tekitab sellise kubase nurga siia. Peaaegu igas elemendis nad on järeleandmisi teinud ja ei ole asju päris lõpuni valmis saanud. Näiteks nad ei ole saanud enda veekogu pidama, mis lekkis ja seepärast see ka praegu ei voola. Ja see, mis tehtud, on iseenesest üsna korralikult tehtud. Et sellest oleks saanud kena töö, kui oleks tunnika aega rohkem. 4. võistkonnas oli 2 tüdrukut, kes on esmakursusel ja nad olid väga toimekad. Loomulikult nad jäid aja ette, sest neil ei ole veel vajalikke oskusi ja kiirust. Mina tahakski kiita seda sama nii-öelda lõpetamata kiviplatsi, et nad lähenesid sellele väga loominguliselt, et see jääks just kui siukse korrastatud mulje jätaks. Siis nad olid siia lahendanud hoopis peenra. Kaskaad on, ma ütleks, et kõige parem. Vesi julgelt voolab, kõik toimib, ilusti looduskividega palistatud. Puitehitis on ka suurepärases korras, kõik mõõdud üldiselt klappisid peale sillutise, kus lihtsalt oli terve projekt natukene halvasti maha märgitud. Et selle koha pealt tuli miinuseid, aga muidu on töö suurepärane. Ma arvan, et see on väga hea tulemus, et kõik tegelikult pidasid lõpuni vastu, et keegi ei andnud alla, kuigi siin võib-olla vahepeal oli näha, et võib-olla ei jõua enam ja tahaks võib-olla alla anda, aga kõik läksid lõpuni, nii et see on minu arust väga hea tulemus. Pärast esimest võistlust on favoriidid Elke, Eliise ja Margot, Kerli ja Ilmar ning Kätlin ja Markus.
Te tegite kõik väga ilusad aiad, aga kuna päike on veel kõrgel, siis mul on teile veel üks ülesanne. Laura, ma juba lootsin, et paneme tänaseks labidad ära ja lähme pergolasse istuma ja päikeseloojangut nautima. Vara veel, meil ei ole ju kusagil seal istudagi. Teise ülesandena peavadki võistlejad tegema pergolasse 2 järi ehk istumisalust. Kes valmis saab, läheb vajutab punast nuppu. Et pärast siis ikkagi lähme pergolasse istuma? No lähme. Võistlejad, kas te olete valmis? Jaa! Tähelepanu, valmis olla ja... Start! Selle ülesande juures me hindame kõrgust maast, laiust, pikkust, lippide vahesid, mis peavad olema ühtlased, kruvid peavad olema ühel joonel ja diagonaalid peavad klappima, mis näitab, et ta on täisnurkne. Ja juba ongi võistlustuurid üles kogunud. Kiire pilk joonisele ja saed huugama. Kaardid on täna Kätlini tiimi kasuks. Üllatusülesanne toimub tema trumpalal puutöös. Millise kergusega lippab tema käes saag ja sobivate juppide hunnik muud kui kasvab. Mööda minnes. Markus on asunud esimesena lippe kokku kruvima, aga Luua tüdrukute tiim ei jää palju maha. Margot annab saele tuld ja Elke on alustanud järi kokkupanemist. Kes arvas, et maastikuehitus on mingi poiste värk, võib endale nüüd küll tuhka pähe raputada. Või saepuru. Oma tiimis me poistest küll puudust ei tundnud, sest et mõlemad oleme tugevad maatüdrukud ja maalt pärit, et me oleme ikka rammu poolest sama tugevad kui nemad. Siin on nii palju erinevaid detaile ja kõik, et ma arvan, et tüdrukutele samamoodi väga kohane ja kõik on võimelised. Kõik meeskonnad monteerivad juba usinalt detaile kokku, ainult Kristina ja Uljana on kuskile kadunud. Õige maastikuehitaja teeb ikka tööd õues. Там много народу мешает. Дышать можно. Näib, et Elke ja Margot ajavad eriti kõrget kvaliteeti taga ja panevad lipid lausa 2 kruviga kinni. Kui nüüd ainult ajast välja tuleks. Mõõdud tulid sekunditega välja arvutamine ja kõik oli väga kerge. Lihtsalt kokkupanemisega läks natuke käest ära. Et ei jõudnud nagu võib-olla seda läbi mõelda, et võib-olla kuidas kõige kiirem oleks seda plaani kokku panna. Tööde jaotus oli veits nagu oleks võinud soovida, et ma oleks võinud lihtsalt nagu need kiirelt ise ära lõigata. Ja samal ajal tema oleks saanud juba teisel pool siis juba nagu edasi teha, et kruve hakata sisse panema. See järi tegemine on nii lihtne. Vaadake, ma teen selle vabalt järgi. No nii. Ups. Ja valmis. Oi, tundub, et keegi hakkab lõpetama. Ei. Koos! No kuidas te nii kiiresti valmis saite? Puidu õpetaja kuri. No nii karm õpetaja tingis selle, et sai kiiresti valmis. Ja näete, püsib. Väga hea iste on. Hea töö. Jätame Laura järi testima ja vaatame, kus veel ägedaid loodusega seotud ameteid õppida saab. Hiiumaa ametikool on oma geograafilise asukoha tõttu kindlasti nii looduse kui looduslikkusega seotud. Nende põhivärvideks on rohelised toonid, mis sümboliseerivad keskkonnateadlikkust, rõhutades, et meie käitumine ja elustiil mõjutavad keskkonda. Võistluse lõpuni on jäänud 10 minutit! Kui oleks 2 trelli olnud meil meeskonna peale, siis oleks kindlasti jõudnud, aga kahjuks oli 1 trell, et kui see viimane pool tundi oli, siis üks inimene lihtsalt vaatas pealt põhimõtteliselt. Eks me koolis olemegi harjutanud rohkem täpsust kui kiirust. Koos, tulge! Nupp ka kaasa! Alguses läks väga hästi, siis pärast enam ei läinud hästi. Kas te proovisite ka, kas tool kannab? Ei julge proovida. Kerli mult just küsis ka, et kuule, et äkki me jääme aja jänni vaata. Siis ma olin, ei jää, ei saa jääda, nii kaua on aega. Ja siis järsku öeldi, pool tundi on lõpu. Ja siis ma olin, oi jumal küll. No viimane hetk lihtsalt panime nii, kuidas tuli ja see jäi natukene vildakas ja logisema. Aga me saime valmis vähemalt. Võistluse lõpuni on jäänud
minut, 5, 4, 3, 2, 1. tööriistad käest! Tekkis närv sisse ja ei läinud nii, nagu plaanis oli. Но мы ее сделали. И она у нас получилась ровная, красивая. Главное сидеть можно. Да, можно не сидеть. упасть. kõik said ühe pingiga kasvõi valmis, aga me ei saanud sedagi. Need mõõdud on suurepärased, et nad on väga head järid, et nende eest võib raha küsida. Need nüüd nii filigraansed ei ole kui need eelmised. Et siin on näha, et see gaas siia väga hästi peale ei mahu, teisel küll mahub. Ja natuke oleks saanud siin viimistleda, et kui puuri kasutada, siis ei lähe ka puit nii-öelda katki, et siin jäi ilmselgelt aega napiks, kaanedid tegemata. Võistkond number 4 jõudis valmis ühe järi, kuna ülesanne oli nii-öelda ehitada siis järi koos kaanega, kuigi nemad on selle siia nii-öelda kinni teinud selle kaane. Siin vist võib-olla valitigi natuke vale strateegia, et oleks pidanud ühe tegema korralikult. See ainuke, mis nüüd siis nii-öelda valmis sai, on ka nagu natukene ajapuuduse, kes vaebleb ja siis selles mõttes ka nagu kvaliteet on kannatanud. Siin ei olnud nagu mitte midagi rasket, aga tõenäoliselt see ajaline surve ja selline üllatusmoment selle plaaniga, see siis võttiski selle pinge, mis siis väljendub nendes järides siin, mida me näeme. Maastiku ehitaja peab üldiselt olema väga hea kohaneja ja erinevates olukordades kiiresti reageerima. Et see on nagu väga hea õppetund neile, et see tuleb neil tulevikus kasuks. Pikk võistluspäev on läbi. Tühjadele platsidele on kerkinud 5 imeilusat aeda. Ei võida kindlasti. Мы победили сами для себя. Те вещи, которые мы еще ни разу не делали, мы их сделали. Родители будут рады за нас. Kohe kuulutame välja, kes on tänase saate võitjad. Ei võida. Meist on paremaid tiime ja siis jääme neile alla veel. Ma arvame, et meie võidame. Ma ei usu, et me võidame, kuna oli üllatusülesanne, mis meil läks väga untsu. Maastiku ehitaja eriala noored meistrid on... Räpina aianduskooli õpilased Markus ja Kätlin! Hurraa! Mul on üks proovi, paneme selle prillile. Ja teil kalli teile korraga palju õnne. Hurraa! Vaadake kindlasti järgmisel nädalal meie finaalsaadelt suurelt kutsehariduse festivalilt, kus näete kõiki meie saate võitjaid seni nägemata rollides. Tšau! Markus ja Kätlin võitsid täna sellepärast, et nad on kiired kohanejad ja kui sa saad nii-öelda uue plaani kätte, siis pead sa kiirelt seda oskama lugeda ja tööga hakkama saama. Väga hea tunne. Ma arvan, et me võitsime sellepärast, et me olime kiired ja täpsemad. Et meil tuli lihtsalt hästi välja. Emotsiooniga, joo emotsiooniga, on ju, jah. Ei, sa ei pea talle otsa vaatama, lihtsalt joo, naudi, jah. Nii, väga hea. Kätlini ja Markuse kohvipaus. Duubel 12. Kõik juua, joo.